Mina siis räägin tõesti teile täna sellest, kuidas elus võivad väärtused muutuda, milliseid väärtuskonflikte võib töös esile kerkida ja kuidas siis on see kõik seotud läbipõlemisega. Ja kõigest siis järgemööda, et mina olen Kätlin ja olen juba 14 aastat töötanud alushariduses, et alustasin siis tõesti noore õpetajana, kogesin väga teravalt erinevaid tööstressi etappe, läbipõlemise etappe ja tegelikult see läbipõlemine siis pani mingis mõttes aluse või muutis seda suunda, et võiks siis hoopiski midagi muud teha. Astusin loodusturismi magistrisse Maaülikooli, täiesti puhta lehe pealt, ei osanud arvata, mis minust üldse võiks saada ja kas üldse saab. Ja siis, kui oli vaja valida seda lõputöö teemat, siis päevakorras oli eelkõige just see vaimne tervis. No, ühiskondlikult on ka see väga aktuaalne teema. Ja minu eesmärk endale oli see, et ma tahaks teha mingisugust praktilist tööd. Et see ei oleks lihtsalt niisama formaalsus, lihtsalt niisama mingi suvaline lõputöö, vaid et sellel oleks mingisugune sisu, mingisugune väärtus. Ja tuli ka välja, et tegelikult on küllaltki suur uurimislünk selle koha pealt, et giidide stressi ja läbipõlemise teemat ei ole selles kontekstis niisugusel moel kajastatud. Et ühesõnaga, ma tahtsin väga saada selle valdkonnaga tuttavaks, mida see giidide elu ja see töö tähendab ja siis pakkuda mingis mõttes ka sellist kasulikku lugemist alustavatele giididele, et kui siin juba eelnevalt mainiti giidide käsiraamatut, siis ma ütleks, et minu raamat 100 lehekülge ei jää väga palju sellele alla, et sealt saab üht koma teist teada. Kogu see töö pani siis aluse ikkagi nendele muutustele, mida ma olen otsinud. Sattusin mingis mõttes saatuse tahtel matkajuhiks õppima ja sügisest siis doktorantuuri. Nüüd võib selle vist välja öelda. Ja minu esitlus siis põhinebki minu magistritööl, kus ma siis uurisin 20 erinevat loodusgiidi ja matkajuhti, üldistan neid nimetusega giid ja siis, et kombata kogu seda nende elu. Et mida nemad oma töös teevad, mismoodi nad teevad, kuidas nad selle kõigega hakkama saavad. Ja siis põhineb veel minu esitlus minu praegusel artiklil, mida ma hakkan vaikselt lõpetama, et kuidas siis läbipõlemisest loodusgiidiks minnakse, et missugused väärtuste ümberhindamised seal siis toimuvad. Ja kuidas need inimesed siis jõuavad giidiametisse, kes need on, et nad on eelkõige hästi elukogenud inimesed, nad on keskeas pigem, keskeale lähenevad inimesed, neil on olemas kindlasti isiksuse omadused või isikuomadused, nad on saavutanud teatava küpsuse, vaimse, emotsionaalse, et nad tahavad oma elu ja tegevust siis ise juhtida. Mis nende ühisosa on, eelkõige siis lapsepõlve mõjutused ja see looduse huvi, et see seeme on kuskilt nii-öelda lapsepõlvest kaasa antud. Kes on siis jõudnud teadlikult sellesse ametisse ja kes on siis jõudnud väikese ringiga sellesse valdkonda. Ehk siis läbipõlemise pealt. Et kui ma tegelikult otsisin mingis mõttes oma lõputöösse neid giide, kes on nagu päriselt läbi põlenud, ma väga ei leidnud, see ringkond oli ikkagi väike. Ei olnud nii palju neid tuttavaid ka, keda võiks uurida, aga hoopiski leidsin siis selle, et jõutakse eelkõige läbipõlemise pealt. Et see 9/20 on ikkagi üsna oluline tulemus. Mida giidid ütlesid? Need, kes olid siis eelnevalt läbi põlenud, et tõesti, et töö ei tee õnnelikuks, see oli valdavalt läbiv vastus. Neil tekkis teatav hingepime öö, millest nad ise ei saanud päris täpselt aru, et mis nendega toimub, tekkis erinev sümptomaatika, tekkisid unehäired, ärevushäired,
erinevad sellised ebamäärased valud, võib-olla olid seal taga veel mingisugused vigastused, võib-olla oli just amet liiga hea, aga ikkagi ei oldud rahul. Et tagantjärele siis nad leidsid ikkagi, et see kõik on tulnud mingis mõttes seda suunda muutma. Ja miks siis just giidiamet? Et väärtusi peetakse iseenesest väga püsivateks, aga mingis mõttes, kui elu viib mingisuguste kriisideni, siis tekivad seal sellised väärtuste ümberhindamised. Et mis neil siis toimus? Et töö enam ei resoneerunud, tekkis kurnatus, rutiin, võib-olla puudus koostöö, võib-olla oli see töö üksluine, igav, puudus juhipoolne toetus, tunnustus, eks. Võib-olla oli pidev rahale orienteeritus, aga sealjuures olen kuskil mina ise ka ju, et kui me teeme midagi kogu aeg kellegi teise heaks, täidame kellegi teise eesmärke, lahendame teiste probleeme, et siis võib-olla ka oma pere ja vaba aja arvelt, et siis hakkavad tekkima mingis mõttes need väärtuste konfliktid. Ja teadlikkuse kasvuga ja kriiside kaudu siis jõuab mingis mõttes kohale see teadmine, et see on justkui selline eneseväärtustamise õppetund, et kriiside kaudu leitakse tegelikult ju iseennast kogu selle jama seest üles. Et kellele ma siis veel pean tegema, kui mitte iseendale. Ja siis muutuvad tähtsamaks nii-öelda postmateriaalsed väärtused, ehk siis sellised pehmemad väärtused, heaolu, loovus, kogukondlikkus, selline kuuluvus, eneseväljendus, teostus, muutused, kõik see areng. Et inimese motivatsiooni säilitamiseks on siis eelkõige olulised need alumised, mis seal välja on toodud, kontroll oma töö üle, autonoomsus siis, kuuluvus ja tähenduslikud suhted, see seotus ja pädevus ehk siis areng ja edukus. Et need kujunevad ka mingis mõttes natukene hiljem välja, kui teatavad karjääri ja eluetapid on läbitud. Aga mis siis giide motiveerivad selles ametis? Peamiselt isiklikul kasul põhinevad tegurid, et mida mina sellest ise saan. Ma saan ise otsustada, mida, millal, kus, kellega ma teen. Et see on hästi oluline. See liikumine, töökeskkond, see sisemine heaolu, kõik need hüved, eks. Ja siis see sotsiaalne pool, mul on ühiste huvidega inimesed seal ümber. Ja kogu see tunnustus ja tagasiside ja see rõõm, mida inimesed siis mida inimesed siis peegeldavad, kui need matkad on tehtud. Et giidide jaoks on väga oluline see väärtuse loomine. Ja giiditöö turismis on erakordselt oluline, ma arvan, et te kõik teate seda, et giid on iseenesest nagu õpetaja, teejuht, et giidi töö kaudu on siis võimalik muuta ja tugevdada olemasolevaid hoiakuid inimeste osas siis, või siis tekitada täiesti uut suhtumist, mida varem ei ole ilmnenud. Aga mündil on ka mingis mõttes see teine pool, et siin on üks tsitaat minu lõputööst, et vaimse tervise teema ilmselt tuleb üha rohkem päevakorda, et keegi ei taju, kust kohast see väsimus tuleb. Et täna vist keegi isegi ei ole mõelnud sellele, et giid võiks ka ennast stressist tunda või et kus on nende kitsaskohad, et mida nemad näevad ja kus kohas neil oleks siis tuge vaja. Et ühelt poolt on need siis need giidide rollid. Siin on, põhi jääb ikkagi samaks, giid on teeraja ja nõuandja, juht, vahendaja, aga samas aja jooksul on tulnud tegelikult tohutult palju neid rolle juurde. Et suurem osa rolle ja tegevusi on nagunii selline igapäevaelu loomulik osa, aga samas ükski inimene ei suuda kõike seda ju täita ideaalselt. Et see sõltub hästi inimesest, et kes kuidas siis selle kõigega hakkama saab. Ja teiselt poolt need giidile vajalikud omadused ja oskused, et giid on eelkõige juht,
tal peab olema väga palju väljapaistvaid isikuomadusi, ta peab olema juht, ta peab olema liider, ta peab suutma luua seoseid, ta peab olema enesekindel, hea lugude jutustaja, no mis iganes seal veel on, seda näete sealt sõnapilvest. Et näiteks noortele on see keeruline hoomata kõike seda, sest et noortel lihtsalt ei ole need välja kujunenud. Ja siis on kõik muud stressiallikad seal töös, mis siin on punasega välja toodud, on pigem sellised eriti teravad, kollasega natuke vähem teravamad, rohelisega on muutunud aja jooksul isegi paremaks. Näiteks tervislik seisund on väga paljudel tõesti muutunud paremaks. Et ühesõnaga, raha tuli välja, et ei ole ikkagi peamine motivaator, et olulised on mingisugused muud hüved. Aga lõpuks taandub ikkagi kogu stress ju majanduslikule ärevusele. Et ühelt poolt on see ettevõtte loomise ja turundamisega seotud ja üldse turul silmapaistmisega seotud tegevused. Teiselt poolt on see hooajalisus, et ma pean kõrghooajal põhimõtteliselt ennast lõhki tõmbama, et madal hooaeg üle elada, kui seal madal hooajal ei ole mul midagi valmis tehtud, et inimestele pakkuda. Siis teiselt poolt on seal veel võib-olla isegi eraelu võiks nagu olla. Igasugused muud tegevused, rollid, mis iganes seal veel on, kriisid, isiklikud kriisid, globaalsed kriisid. Et siis tekib see emotsionaalne kurnatus, see pidev stress, isiklik ressurss ammendub ja tekib siis see kurnatus, millest on siis võimalik veel taastuda, kui inimene tõmbab tõesti selle piiri sinna vahele. Aga kui ta seda ei tee, siis tekib läbipõlemine ehk siis sündroom ebaõnnestunud tööstressi juhtimisest. Siin on need etapid välja toodud, et suure koormusega see kõik algab, seal on rahuldamata baasvajadused, tekib väärtuste muutumine, võõrandumine, lootusetuse tunne ja masendus, depressioon juba diagnoosina. Läbipõlemine on iseenesest 3-dimensiooniline. Kuidas sa sellest siis hakkad aru saama, et pidevalt oled ikkagi väsinud, energiapuudus on, kurnatus on, siis tekib vastumeelsus, mingis mõttes ärevus tööülesannetega seonduvalt ja siis tööga seotud negativism ja küünilisus juba viimasena. Seal on ka teatavad soodustavad tegurid. Aga ühesõnaga, väärtuste konfliktid Giidiametis, ma tõin siia lihtsalt sellise väikese põgusa ülevaate, et kindlasti, kui te hakkate mõtlema oma töö peale, kindlasti sealt leiab hoopis palju rohkem ja hoopis palju muud. Aga et mis need konfliktid võiksid olla Giidiametis, et ma pean olema kogu aeg justkui rõõmus, särav, energiline, ma pean tohutult palju iseendast andma. Aga tegelikult, ma võib-olla tahaks olla rohkem mina ise. Et ma mängin justkui mingisugust rolli, ma olen nagu näitleja kogu aeg. Sealjuures siis see kiire elutempo, pikad päevad, võib-olla seda rahu ja taastumise hetke ei ole. Töö võib muutuda liiga mehaaniliseks. Pidevalt on samad rajad, samad tegevused, tekitab võib-olla selle tunde, et aga mis see sügavam mõte seal juures siis on. Kliendid mõjutavad väga palju seda kõike, et neil on nõudmised, võib-olla nende nõudmised mingis mõttes dikteerivad rohkem. Lõputööst näiteks tuli veel välja see, et pühendutakse täielikult, aga tuntakse ennast mingis mõttes nähtamatuna, et puudub tunnustus. Et miks ma siis seda teen, et tegelikult seda tunnustust ikkagi on vaja. Ja siis see ebastabiilne hooajatöö, kas ma pean äkki lisatööd otsima, et üldse eluga toime tulla. Ja siis see kire ja rahakonflikt seal juures ka, et tahetakse seda tööd täiega teha, see meeldib, aga tasu on ebaõiglaselt väike. Võib-olla kliendid ei taha isegi maksta seda hinda. Ühesõnaga, seal võib kõike muud veel juures olla. Ja mis järeldusi ma sain sellest poolest siis teha, kogu sellest stressist ja läbipõlemisest. Et kui ma otsisin ikkagi neid inimesi, kes on päriselt siis nagu läbi põlenud, aga ma otseselt ei leidnud. Samas giidid rääkisid mulle
väga ausalt ja väga põnevalt oma elust, oma kogemustest, keerulistest hetkedest, aga ma ise pigem nagu ei osanud veel päris täpselt seda lahti mõtestada, aga see stress ja läbipõlemine, et seda tõlgendatakse tohutult erinevalt. Et sõltub täiesti sellest generatsioonist, kus kohast me tuleme, mis need taustsüsteemid on, sellest teadlikkusest, kas me üldse oleme ennast kurssi viinud selle teemaga, inimese isiklikud eripärad, toimetulekuoskused, isiklik taluvuspiir. Ja muidugi eelnev läbipõlemine ei välista uut läbipõlemist, aga kui väärtused on omavahel ikkagi kooskõlas, siis saab selle kõigega paremini toime tulla. No, mis siis veel? Et läbipõlemise pealt ametisse tulnutel on mingis mõttes veidi lihtsam hakkama saada, et nad võib-olla juba tunnetavad paremini oma piiri ja oskavad seda pausi tekitada oma töösse. Algajatel on keeruline panna oma tegevust käima ja silma paista tegelikult sellel turul. Et kui meil ei ole neid teadmisi, siis see ongi keeruline. Aga siis need kogenud giidid, küllap te siin ise teate oma teemasid, aga mis ma siia välja tõin, et kogu see suur entusiasmiga töötamine südamega, ma elangi täiega seda elu, ma suhtlen tohutult palju, see energiavahetus, see suur positiivsus tegelikult põletab ka läbi, siis tekib selline säraküünla efekt. Säraküünal põleb ka ükskord läbi või otsa. Et siis veel see rahale orienteeritus, konveier, palju igasuguseid erinevaid tegevusvaldkondi, vähe puhkust, hobi ja töö sulandub. Sealjuures võib-olla puudub tugivõrgustik. Ja siis tekib põgenemine töösse, et siis mul tekib see küsimus, et aga mille või kelle eest sa siis tegelikult põgened? Et see on mingis mõttes võib-olla kõigile üks selline mõttekoht. Aga siis tööstressi ennetamisest, et siin ma pikalt ei peatu, et tööstressi ennetamine on eelkõige ühisvastutus, et peamiselt lasub see küll organisatsioonil, et ta saab tööd korraldada, tingimusi parandada, maandab võimalikke riskitegureid, aga samas sealjuures praeguses ühiskonnas see isiklik vastutus võib-olla on mingis mõttes isegi veel suurem, et siis nende koostöös saaks tekkida selline positiivne ettevõtlushügieen. Ja erinevate tasandite panus ja siis ma panin siia slaidile veel ettepanekud giidiõppe parendamiseks, et kuna see on mul tegelikult väga suur südameasi, ise ma praegu õpin ka, et siis riigi kastikene seal. No riigist ma ei hakka väga rääkima, sest et vaimse tervise teema on ikkagi alaväärtustatud, alles kujunemisjärgus alarahastatud, et see selleks. Aga turismiorganisatsioon saab ikkagi efektiivselt tööd korraldada, vähendab ikkagi riske, pakub tugisüsteemi ja eelkõige neid koolitusi, et mis tänasest päevast on ka mulle siin kõrva jäänud, et just see, kui me sinna hariduse poole jõuame, et siis see turunduse pool ja see, kuidas me oma teenuseid esitleme, et tegelikult see on erakordselt oluline, et just pakkuda selle katuse mõttes neid koolitusi. Aga haridusel on kindlasti see toetav funktsioon. Ma tahaks öelda seda hoopiski, et see praktilise õppe suurendamine on vist kõige olulisem veel. Et mitte just praktika suurendamine, aga praktilise õppe suurendamine, et me saame oma keha ja oma meelte kaudu õppida, nii nagu lapsed, eks? Siis on see psühholoogia ja looduspõhine teraapia, metsakümblus, kogu see vaimse tervise teema, et kui ma saan ise endast aru, siis ma saan ka aru nendest teistest inimestest, kes mulle sinna matkale tulevad. Ma saan aru sellest, miks ta nii käitub. Ma võib-olla oskan kasutada mingisuguseid võtteid. Mul on olemas mingisugune teadmiste pagas, et selle psühholoogia poolega ikkagi lood seda sügavust sinna juurde sellesse teenusesse. Kindlasti suunata õppijaid eneseanalüüsile, kindlasti kooli alguses, keskpaigas, lõpus. Ma pean teadma, missugune ma ise olen eelkõige. Siis
nagu nimetatud, see ettevõtlus ja teenuse disain, see turunduse pool. Et näiteks mina algajana, ma praegu tõmban nagu käsnana neid mõtteid, kuidas, mida teha, sest et ega ma ei tea. Ja tegelikult nendest asjadest, mis siin slaidil kirjas on, neid käsitletakse päris vähe. Pärimuskultuur ja loodusfilosoofia on veel üks osa sellest, et kui te tahate pakkuda seda väärtust, siis see teenus peaks olema ikkagi mingis mõttes mõtestatud. Et seal peab olema mingisugune päris osa, mingi selline kiiks. Et selline lugu. No ja siis viimasena, et kui need giidid meil ja matkajuhid tahavad ikkagi päikesena särada, siis tuleb eelkõige stressi juhtida. Ma ei hakka neid kõiki asju siin ette loetlema, eks te teate ise ka, kuidas stressi juhitakse üldiselt. Aga stressi juhtimine minu hinnangul on ikkagi see, et ma sean need prioriteedid paika. Mina ise olen kõige olulisem ja see ongi see eneseväärtustamine. See on eneseväärtustamise õppetund. Läbipõlemine on päriselt eneseväärtustamise õppetund. Ja et ühesõnaga kindlasti tasub muuta vaatenurka, mis on sinu kontrolli all, mis ei ole võtta vastutust ainult selle eest, mis päriselt on oluline ja anda vastutus ära kellelegi teisele, mis ei kuulu sinu juurde. Kindlasti tõmmata see piir eraelu ja töö vahele, ehk siis puhkeaega tekitada. Tugivõrgustik koostöö peab olemas olema. Ja kui sa pakud seda väärtust, siis tuleb küsida vastavat töötasu ka. Ja kui ükski nendest mõtetest enam ei aita, siis võib-olla on see aeg, et äkki peaks suunda muutma. Aitäh! Aitäh! Julgelt käega märku, kellel on Kätlinile küsimusi. Palun! Aitäh, et väga huvitav teemakäsitlus just sellest stressist, et need, kes me oleme selles sektoris või soovime siia tulla nagu rohkemalt, teame seda, et tõesti meie oleme nagu need, kes siis võtavad nii matkajatelt või kes giiditeenust soovivad ju ära suurel määral selle stressi. Et jah, et on juba välja kujunemas siis huvigruppe, kes siis soovib, et Riigikokku jõuaks selline ettepanek, et turismikorraldajad saaksid siis riigi poolt ka rohkem tuge ehk 5 aastat varem pensionile. Et kas te tuleksite meile sinna siis samamoodi nagu selleks isikuks, kes selle viib Riigikokku selle enda doktoritööga? No ma siin kunagi, et ma tulen nüüd reform. Eks elu näitab. Veel küsimusi? Julgelt käega märku. Et ma ei tea, kas ma alguses võib-olla ei kuulnud piisavalt tähelepanu, aga kuidas see valim komplekteeriti? Et kas oli eeldus, et pead olema läbi põlenud, et siis said valimisse või? No nad oleks võinud selles suhtes, et mul oli eesmärk 20 giidi. Valisin nad erinevate tunnuste alusel, mehed, naised, erinevas vanuses, erineva töökogemusega. Ma lootsin, et seal on sees mõni läbi põlenud. Kui ma oleks leidnud veel ekstra, siis ma oleks võtnud ta kaasa sellesse tööta. Aga ühesõnaga oli nii nagu oli. Tulid täpselt need tulemused, mis tulid ja ma olen nüüd pool aastat hiljem leidnud neid inimesi, kes on päriselt läbi põlenud. Aga seal valimis ei olnudki neid, kes päriselt? Ei, oli ikka, aga neil olid pigem sellised, pigem natuke kergemad läbipõlemised. Mitte sellised totaalsed. Ma oleks midagi sellist ägedat veel kuulda tahtnud. Siin lasti ka meil üks küsitlus täita ja seal oli ka küsitlus, et kas sa oled läbi põlenud. Mina võin öelda, et mina olen läbi põlenud
just ettevõtjana ehk siis giidide nii-öelda kantseldamisest või nende giidide töö koordineerimisest, et giiditöö on olnud ikka puhas nagu puhkus, et kui ise saad giidida, et kas seda ka kuidagi käsitleti, et üldiselt giidid, ettevõtjad, loodusturismi valdkond on nii väike, et praktiliselt iga ettevõtja on ise ka giid, ta peab tegema lihtsalt, kui mõni giid alt ära hüppab, et kas ta tahab või ei taha. Et kas seda ka nagu vaadati, et need, kes olid nagu ise ettevõtjad ehk kes ise koordineerivad ka nagu on tööandjad giididele või siis kes on nagu puhtad giidid, et kes ise tööandjad ei ole? Hea küsimus. See vajab läbilugemist. Hetkel jään vastuse võlgu. Ma natuke mõtlen selle peale, siis ma võin rääkida. Ja siin meil on nagunii Mardiga oli lihtsalt see kokkulepe, et kui me anname võimaluse küsida, et siis ta alati küsib. Et lihtsalt, aga tema jaoks vastused ei ole olulised. Tegelikult, et ta tahab nagu küsida, et selles suhtes on kõike väga hästi. Kas veel on küsimusi, mitte kinni makstud küsimusi? Jah, Marko. Tervist. Vabandust, ma ei tundnud ära, vaatasin, tuttav inimene on, aga seda tahtsingi öelda, aga ei, tegelikult ma olen nagu oma arust pingutanud, et läbi põleda hästi palju. Kõik olen ära teinud, aga ei saa aru, et millised need tegelikult mingid esimesed sellised sümptomid on, et kuidas ma aru saan, et ma tegelikult olen võib-olla 10 aastat juba. Eelmist esitlust kuidagi ette veel või? Ühesõnaga kogu see läbipõlemise etapp, sa hakkad tundma ennast, et sa oled lihtsalt väsinud, kurnatud, sul on kõrini. Ma ütlen, seal on erinev sümptomaatika. Inimesed ei pruugi seda kõike tunnetada ühtemoodi. Et ühesõnaga hakkab ilmnema erinev sümptomaatika. Keha annab märku. Keha annab, kui sa tead, missugune on sinu selline tavaline hea olek, siis kõik, mis kaldub kuidagi normaalsusest kõrvale, on juba natukene vale. Ja siis sa pead ise seda hakkama analüüsima, et mis sul toimub parasjagu. Esiteks need seedeprobleemid, kaalukaotus, need, kes tajuvad seda stressi ja läbipõlemist. Et siis nemad pigem võivad hakata alla võtma kaalus. Aga samas on ka neid inimesi, kes võtavad tõesti juurde, nad hakkavad sööma tohutult palju. Kõik see ärevus, sul on füüsiliselt siin kolmnurgas rinnakus on nii. Ma tean sellest, ma olen seda ise kogenud. Tekivad unehäired, kui unehäired juba on kohal, siis ma ütlen, siis peab juba tegelikult abi otsima. Et lihtsalt ise sellest üle saada on päris keeruline. Mäluhäired, suitsiidimõtted. Aga stressisümptomid on seal üleval veel. Et ühesõnaga, kellel kuidas see avaldub, et siin ei ole mingisugust reeglit. Aitäh. Vaatan korra üle rahva. Ja palun. Ma väga vabandan, aga ikkagi, kas ma saan nüüd õigesti aru? Me räägime praegu siis giididest, matkajuhtidest või sul peab olema need sümptomid ja siis sa hakkadki matkajuhiks või? Mul võivad olla need eelnevalt ja siis ma teen selle elukutse muutuse, et ma saaks võib-olla mingis mõttes rahulikumasse ametisse, rahulikumasse keskkonda, mõnusamasse keskkonda. Aga samas need samad sümptomid võivad tekkida ka siis, kui sa oled see giid. Mulle meeldis see 5 aastat varem nagu bensile, et saavad paljud tahaksid 5 aastat varem bensile saada lihtsalt sellepärast, et siis saaks giidiks hakata. Nagu oleks aega lõpuks. Et kas see 2 asja kuidagi ühendada saaks? Igal juhul, mis me tahame öelda? See hea sirutus. Suur aitäh. Teeme suure aplausi Kätlinile. Suur aitäh.